selleks, et jõuda lähemale iseenda tõelise olemuseni, tõelise tuumani. Selleks on eelkõige vaja õppida olema julge olla sina ise. See seisneb tegelikult sinu enda eheduses, julgeda näidata välja oma nõrkust eelkõige, julgeda näidata välja oma tundeid, neid tunda, mitte lihtsalt näidata, vaid ka tunda ja elada rohkem hetkes kui minevikus või tulevikus. Hästi palju kohustusi, hästi palju koormust ja süütunnet on pandud meeste õlule, läbi mille mehed tahavad ennast hästi palju teostada, et olla paremad mehed, paremad abikaasad, paremad isad oma lastele, oma naistele, aga unustavad seejuures ära iseenda, unustavad selle ära, mida nad tegelikult ise kogu selle koormuse all tunnevad. Ja lõpuks siis jõudes selleni, et mis siis sellest kõigest kasu on, kui sa tagad seda kõike enda pere või laste või lähemase jaoks, olles ise lõpuks täiesti tühi ja eriti tühi just sisemusel. See tunne, mis su sees tegelikult pärast seda kõike, seda väljapoole andmist tekib, on ju tegelikult tühi tunne, väsimus ja me ei tohi minna selle mänguga kaasa selleks, et tagada kõikidele teistele, mitte iseendale mitte midagi. Et see on see point, mida mina isiklikult tahaks võib-olla edasi anda või jagada sellel meeste seminaril, mis toimub 12. novembril Vaba Laval pühapäevasel päeval 12. kella 6 õhtul.